Tavaliselt võtab töise sidrunina kuulsust kogunud Berlingo Lõuna-Ampsu kodust kanistriga kaasa. Ent kuna ühel hommikul läks erakordselt kiireks, sõitis ta sel päeval objekti lähedal asunud tanklasse einestama. Berlingo ei osanud aimatagi, millisel viisil otsustas sidruni jumal talle sel päeval naeratada. Ta oli parasjagu oma viimast ampsu tegemas, kui märkas teadete tahvlil suurt Sidrunimaa jõulupeo kutset. Harilikult ta pidudest väga ei hoolinud. Kuna talle meeldis ka pühade ajal pigem rahulikult veidi garaažis nokitseda, aga sel korral ei suutnud ta oma tulesid uskuda. Rock and rolli muusikažanri oli Berlingo alati armastanud. Ent kas nüüd oli tõesti tema lemmikartist Sidrunimaad külastamas? Ma loodan, et mu tuled mind ei peta. Jumper Timberlake tuleb Sidrunimaale, vägev. Rõõmustas Berlingo nõnda, et tuiskas viimast ampsu võtmata tagasi objekti poole. Esimest korda elus mõtles ta kogu ülejäänud tööpäeva jõulupeost ja eesootavast kontserdist. Ja kui tavaliselt teeb Berlingo kauem tööd, kui temalt oodatakse, siis sel päeval lõpetas ta täpselt sel momendil, kui kell kukkus. Hämmeldunud töökaaslastele jõudis ta vaid hüüda: ärge minu töid ise ära tehke. Ma pean praegu sõitma pesulasse ja vahatamisse ning pärast lähen vahetan pirnid uute ja säravamate vastu. Muusikakauged töökaaslased polnud nii elevil Berlingot varem näinud ja neil jäi üle vaid imestusest tagumise kojamehega kukalt kratsida. Berlingo polnud kunagi ühekski ürituseks nii hoolega valmistunud. Ta valis pesulas kõige kallima versiooni, et kõik maksimaalselt läigiks. Vahetas pirnid kõige säravamate vastu ning lasi Picassodel endale isegi värvikorrektuuri teha. Kui Berlingo jõulupeo poole sõitis, ei tundnud mõni Sidrunimaa kaaslane teda isegi üldse ära. Berlingot teati alati tubli töömehena, kes veidikene määrdunud on, aga et selle pori kihi all peitub nii fantastiliselt ilus sidrun, tuli paljudele, eriti uutele asukatele, suure üllatusena. Pärast välimuse timmimist jõudis Berlingo lõpuks Raekoja platsile hiigla suure lõhnakuuse juurde ning jäi pingsalt oma lemmikartisti ootama. Ühtäkki kustutati kõik tuled ning kui need taas põlema läksid, parkiski laval miljonite lemmik Jumper Timberlake. Superstaar ei jätnud kellegi mootorit külmaks ning tõmbas jõulupeo korralikult käima. Uute lugude kõrval kõlasid vanemad hitid nagu Drive Me a River, Sexy Backseat ja Can't Stop the Steering Wheel, mida oskasid kaasa tututada ka need, kes muidu Jumper Timberlake'i lugusid nii hästi ei teagi. Sidrunid lõid nii vägeva tantsu käima, et kõigil oli esiklaas aknapesuvedelikust märg. Mõistagi olid jõuludele kohaselt ka tanklaketid toonud jõululauale oma kõige paremad palad. Igaüks võis endale sobiva roa leida. Diisel 95, 95+, 98 ja nii edasi ja nii edasi. Millised hõrgutised. Kui tantsitud ja söödud joodud, kogunesid kõik Sidrunimaa elanikud hiiglasliku lõhnakuuse alla, et avada pakid, mis kaugel Sidrunimaa põhjapoolusel elav Sidrunivana neile kõigile saatnud oli. Kütusekaart! Rõkkas suurest rõõmust reisihimuline Space Tourer, kes oli esimene pakiavaja ja kellele teised sidrunid agaralt järgnesid. Sportlikud vennad C3 ja C4 leidsid mõlemad oma pakist vägevad antitiivad. Picassodele oli Sidrunivana saatnud ägedad neoonvärvid. Aircross sai uued uhked talvesaapad ehk rehvid. C. Elisee oma salongi elegantse mobiilihoidja. Ka külatargad Jumpy ja Jumper olid väga rõõmsad, et Sidrunivana oli neile saatnud GPS-i tarkvara uuendusprogrammi koos uute teadmistega. Lõpuks olid kõik Sidrunimaa liikmed peale Berlingo oma pakid avanud. Noh, Berlingo! Kas sina ei vaatagi, mis Sidrunivana sulle saatis? Päris C4 uudishimulikult. Mina olen oma kingituse juba kätte saanud.
mul oli täna teie kõigiga erakordselt lõbus ja sain aru, kui oluline on lähedastega aega veeta. Nüüd ma mõistan, et kogu aeg ei pea töö esikohal olema. Puhkuse ajal peab puhkama, ütles Berlingo rõõmsalt. Head sõbrad, püüdke ka teie jõulude ajal leida aega lähedaste jaoks. Kauneid jõule kõigile!